Ja suur tänu. No, palju olulisi aspekte on juba esile toodud, mistõttu ma pikalt ei räägi, aga peatun ka mõningatel aspektidel, mida juba on mainitud, ja siis ka mõningatel, mida veel ei ole mainitud. No, algatuseks loomulikult see, millele osutas oma eelnevas sõnavõtus kolleeg Rain Epler, on vägagi tõenäoline, et sarnaselt sellele, mida me nägime üle-eestilise numbrituvastuskaamerate võrgustikuga, ei ole minu meelest küll põhjendamatu kahtlustada, et siin võib olla tegu sarnase olukorraga. Et tegelikult on aastaid juba sellist süsteemi jooksutatud, mille kaudu massiliselt inimeste kohta andmeid koondatakse mingisugusesse andmebaasi, mille kohta avalikkusel pole mitte mingisugust informatsiooni. Aga et vältida skandaali, kui see peaks avalikuks tulema, siis on ennetavalt lastud käiku sammud selleks, et siis see nii-öelda ära seadustada. Et täpselt selline olukord ju politsei numbrituvastuskaamerate süsteemiga on olnud aastaid. Nagu me teame, keegi ei saa ju sellele vastu väielda, see on fakt, mitte vaidlusobjektiks olev fakt, ja ma ei näe küll mitte mingisugust põhjust, miks ei võiks siin olla samamoodi. Aga selle üle saame paraku ainult spekuleerida, sest et fakte meil selle kohta ei ole. Nüüd, nagu ma oma küsimust käsitledes ütlesin, on minu meelest problemaatiline, et me ühiskonnana samm-sammult liigume üha enam sügavamale sellesse urgu, kus muutub normaalseks, et inimeste kohta kogutakse massiliselt andmeid ja neid töödeldakse riiklike struktuuride poolt, ilma et nad oleksid midagi õigusvastast teinud. Et numbrituvastuskaamerate süsteemiga on ju täpselt selline olukord. 20 miljonit pilti Eesti teedel liikuvatest autodest tehakse, kantakse PPA andmebaasi inimestest, kes pole kiirust ületanud, liikluseeskirju rikkunud, mitte midagi ebaseaduslikku teinud. Ometi selline massiline info kogumine, nende isikuandmete töötlemine aset leiab. Siin näeme järgmist sellist olukorda, et siis nüüd massiliselt 11 andmebaasist rahapesu andmebüroo hakkab inimeste kohta andmeid koondama oma sellisesse superandmebaasi ja neid töötlema, ja veelgi enam hakkab inimesi lausa profileerima nende andmete pinnalt. Tõsi, meile öeldakse, et see on nii-öelda pseudonümiseeritud ehk ei ole isikuga kokku viidavad need andmed, aga tegelikult, kui eelnõud lugeda, siis näeme, et väga lihtsalt on võimalik ka pseudonümiseeritud tasemelt liikuda isikustatud tasemele, lihtsalt siis eemaldades pseudonüümid. 2 isikut peavad selleks oma nõusoleku andma ja see peab olema põhjendatud, ütleb seadus. No mis see põhjendatud tähendab, millistel juhtudel see on põhjendatud, selle kohta meile seadus tõlgendusvõtit kahjuks ei anna. Ja niimoodi läheme edasi. Ja vaadake, varsti me olemegi sellises olukorras, kus tegelikult võib ju hakata ka inimeste näiteks veebikasutust profileerima. Et näiteks, Riina, sinu kohta kogutakse andmeid riiklike struktuuride poolt, kapo poolt, politsei poolt, igalt poolt, aga pseudonümiseeritult, ära muretse. Kogu info selle kohta, milliseid saite sa külastad, mida sa oled vaadanud, võib-olla ka e-mailid, kellega sa oled suhelnud, kellele sa oled helistanud, kus sa oled viibinud mingil ajahetkel, ära muretse, kõik on pseudonümiseeritud. Aga siis, kui ilmnevad sinu profiilis mingisugused sellised asjad, mis tunduvad kahtlased, kas ametnikele või tehisintellektile, siis on vaja lihtsalt 2 inimese nõusolekut selleks, et pseudonümiseeritud tasandilt liikida isikustatud tasandile. Ja tuleb välja, näed, Riina siin selle pseudonüümi taga meil, eks ole. Ja siis hakatakse vaatama, et mis meil nüüd siin siis toimub, eks. Ja loogika on ju täpselt see, millest me täna räägime. Küsimus on lihtsalt selles, et kui me selle printsiibina heaks kiidame sellise asja, et me hakkame inimesi täiesti süütult inimesi profileerima massiliselt ja siis vaatama, kelle puhul tehisintellektile tundub, et seal on midagi kahtlast, siis edasi on küsimus ainult sellest, et hea küll, millised andmeid me hakkame sellisel viisil koondama, millised andmeid me hakkame sellisel viisil töötlema ja öelge siis mulle üks põhjus, miks me ei võiks edasi liikuda, kui see printsiibis on juba heaks kiidetud. Ja mind teeb see asi väga murelikuks, sest me liigume ühiskonda, kus mina küll elada ei taha. Päris tõsiselt kohe. See ei ole mingi paratamatus, et me sellises suunas liigume, see on valiku küsimus, kas me tahame sinna liikuda või ei taha. Ja lõpetuseks ma mainin veel ühte olulist asja, et mina lugesin hiljuti läbi sellise raamatu, mis kannab pealkirja Sündikaat. Selle autoriks on Roland Tamm, see on pseudonüüm, seal taga on, ma ei hakka nimest nimetama, üks endine Kaitsepolitseiameti kõrge ametnik, juhtivtöötaja. Ja ta kirjeldab seal raamatus väga paljusid selliseid episoode, mis näitavad, et Eesti õiguskaitsestruktuuride töötajad ega poliitikud, valitsuse tasandil siseministrid, prokuratuuri töötajad, Kaitsepolitseiameti töötajad, Keskkriminaalpolitseiameti töötajad, Politseiameti töötajad on olnud seotud ju veel 2010. aastatel kuni 18. aastani välja. Palun 3 minutit aega. 3 minutit lisaks. Otseselt seotud
massiivse rahapesuga Eestis ja seda koostöös kuritegeliku maailmaga ja ka Venemaa eriteenistustega, FSB-ga. Nüüd öeldakse, et mitte kõik selles raamatus ei ole tõsi, osa on juurde mõeldud, nii-öelda kirjanduslik lisandus, aga suur osa on tõsi. Suur osa sellest, mida selles raamatus on kirjutatud, vastab väidetavalt tõele. Nüüd mina mõtlen selle peale, et kui selline raamat avaldati Kaitsepolitseiameti endise kõrge juhtivtöötaja poolt 2024. aastal, siis ma oleksin oodanud, et järgnevad mingisugused menetlused nende inimeste suhtes, kelle kohta siis selles raamatus niimoodi kirjutatakse. Aga kas te olete kuulnud mingisugustest menetlustest? Endiste siseministrite aadressil, endiste Kaitsepolitseiameti töötajate aadressil, Keskkriminaalpolitseiga seotud isikute aadressil? Mina pole kuulnud mingitest menetlustest. Ja mida ma öelda tahan, on see, et kui meil on tegelikult selline olukord, et jõustruktuurid, õiguskaitseorganid on olnud niivõrd korrumpeerunud ja võivad seda olla siiamaani kõigi eelduste kohaselt, siis mina ei tahaks nende inimeste kätte anda mitte mingisuguseid täiendavaid tööriistu. Esmalt tuleks tegeleda sellega, et rookida nende struktuuridest välja need väidetavad väga tõsised rikkujad, kes kuritegeliku maailmaga on sellisel viisil rahapesu soodustamiseks koostööd teinud, et sellest isiklikku kasu lõigata loomulikult. Ja siis me saame rääkida sellest, milliseid täiendavaid kodanike põhiõiguste riivet kätkevaid mehhanisme nende käsutusse anda. Et see oleks minu meelest selline loogiline struktuur, mille kaudu edasi liikuda, kui me päriselt õigusriikluse põhimõtet oluliseks peame. Nii et kõiki neid asjaolusid silmas pidades loomulikult omalt poolt ka kutsun üles mitte selle eelnõu menetlusega edasi liikuma. Aitäh! Aitäh!